Hello, tere tulemast tagasi minu YouTube'i kanalile. Täna on reede ja mul on tulemas üks intensiivne nädalavahetus once again ja ma mõtlesin, et ma võtan teid ka endaga kaasa. Täna ma alustan päeva sellega, et ma lähen kõigepealt Empire'i proovi, sest meil on homme esinemine ja siis on mul vahepeal vaba aega ja õhtul on mul UV show, avalik üritus Männipargis. See ole küll täna väga UV show, sest me teeme seda kell 7 õhtul juba, seega kuna õues ei ole pime, siis seda UV efekti selliselt ei tule välja, aga me teeme oma tavapärast show'd igatahes seal anyways. Vot, nii et teeme proovi ära ja siis ma tulen tagasi koju ja vaatame, mis ma siis vahepeal teen. Üritan selge, ma nagunii ei näe tegelikult. Nii, proov on tehtud, jõudsin koju, õues on nii mõnus ilm, õues on 18 kraadi sooja. Ja võib-olla ma tahaks natuke rõdul chillida, kohvi juua ja oma hommikusöögi lõpuni süüa, sest et ega ma seda lõpuni ei jõudnud. Mul oli hommikul jälle järsku nii kiire. Ma seda küll ei jäänud enne, aga tõesti, ma jõudsin ühe võiku ära süüa ja siis mul mingi, oh my god, ma pean juba minema. Nii et, jah, sööme. Hakkasin kodus koristama ja ma ei tea, kuidas see võimalik on, aga ma leidsin oma kihlasõrmuse kivi ülesse. See oli kadunud pool aastat. Ma arvasin, et ma olen sellest ilma, ma pean leidma uue, sellega tegelema, sest see praegu näeb välja, ma ei tea, kuidas ma saaksin niimoodi teha, et see näeb välja selline, et siin ei ole kivi. Ja siis ma hakkasin tolmuimega ja põrandat puhastama ja siis jõudsin esikukapi juurde. Teen rahulikult seal ja siis ma vaatan midagi nagu sädeleb mulle vastu. Ma ütlesin, mingi kostüümi pealt, mingi glitter või midagi siukest. Siis ma saan aru, et hakkasin juba peaaegu tolmuimega sinna lähedale jõudma. Siis ma saan aru, et see ei ole lihtsalt pisike glitter, et see on midagi nagu see on kivike. Võtan selle nagu enda kätte ja vaatan, kas see reaalselt on mu sõrmuse kivi. Ja ma proovisin kohe seda endale siia sõrmuse sisse panna ja see oligi ja ma leidsin selle ülesse. See on kogu aeg pool aastat olnud meil kodus. See ei jõua mulle pähe siiamaani. Ühesõnaga, mul on nii hea meel. See peab olema universumi märk, et meie varsti toimuvad pulmad on good to go. Reaalselt mul tulid pisarad silmadesse, tahtsin itsitada ja naerda ja nutta samal ajal ja nagu ma olen nii õnnelik. Jaa! Aga nüüd ma tegin kiire söögi, väga kiire boom teise teemasse, tegin kiire söögi ja nüüd mul on vaja hakata ennast meikima ja mul on vaja soeng teha, sest et tunni aja pärast ma pean juba startima Maaritile järgi ja siis me lähme teeme UV show'd, nii et kiire meik ja. Hello.
Valmis? Valmis. Yeah! Jaa, väga hea lugu. Miskipärast mul siin klipis ei olnud heli, aga ma rääkisin siin sellest, et esinemine läks väga hästi ja väga äge publik oli ja saime üle pika aja jälle ühe vaba õhu esinemise teha. Aga kuna mul oli emal sünnipäev, siis ma võtsin Rooma auto ja sõitsin maale ja siin ma näitan, kui ilus ja mõnus päikseloojang seal on. Ja nii mõnus oli autoga sõita. Sain lihtsalt kruiisida oma mõtteid mõelda ja samal ajal kuulasin ma ka Kirstordil podcasti, mis oli väga mõnus. Ja siis ma läksingi MC juurde. See oli kõik super, nimelik võtab küünte, lõikamine, võiks jääda kodu. Sain kookid kaasa, juhu! Tere hommikust, täna on laupäev. Ma lähen kõigepealt maniküüri. Lähen teen enda küüned korda ja siis on meil täna Empire Show audition, Empire'i esinemine ja siis üks Gogo esinemine veel öösel, nii et tuleb üks väga pikk päev. Naljakas asi, mis eile juhtus, on see, et kui ma sõitsin tagasi koju, siis politsei pidas mind kinni ja see on nii loll asi, mille pärast ta pidas mind kinni. See, et ma sõitsin liiga aeglaselt. Reaalselt seal on üks tänav on, kus ma ei teadnud, kas ma sõidan 50 või 30, sest et seal oli 30 märk ja ei tulnud rohkem uut nagu seda liiklusmärki. Ja siis politsei sõidab minu ees, sõidab 35. Mina enda arvates seal peaks juba 50 olema, ma mingi okei, ma sõidan ka 30 siis. Ja siis nad jäävad bussipeatuses seisma ja ma sõidan neist mööda ja ma mingi okei, see on veider, kui ma hakkan nüüd 50 sõitma. Jätkasin 30 sõitmist ja siis nad tulevad mulle selja taha, panevad vilkurid tööle ja ma mingi great. Panid mind puhuma, küsisid dokumente ja siis küsisin, et mis on see põhjus, te mingi, te sõitsite liiga aeglaselt. Ma olin mingi, aga te ju sõitsite minu ees 35, ma ei hakka teist mööda sõitma nagu väga ebamugavas kohas. Ühesõnaga, see oli naljakas situatsioon. Lihtsalt väike fun story eilsest ja ühesõnaga küüntesse. Tegin sellised Milky Chrome küüned. Täitsa kenad tulid. I like it. Nii, ma jõudsin nüüd tagasi koju. Lähen teen endale meigi valmis ja sõidan tantsakti.
teed nagu oma nägu ja hästi sellised pehmed sõrmed ja randmed ja ehk siis avad, tuled lahti. To the left, yeah. You go bump. Nii, vahepeal kiire update, mis on toimunud. Audition läks väga hästi, nii palju inimesi ikka oli kohal. Panen siia need numbrid ka, et kui palju inimesi oli koha peal ja kui paljud ei saanud tulla, kes teevad video auditionit. Ja väga lahe oli vaadata, kuidas kes mis karakterisse läheb, missuguse vibe'iga kava kellel rohkem sobib või kellel lihtsamalt tuleb, mis kohad tekitavad raskusi ja nii edasi. On näha, et väga palju tööd on vaja teha, sest nagu Camilla auditionil ka ütles, et Empire show või nagu üldse see show maailm ei ole see tavaline, et kui ma käin 2 korda nädalas Hillsis näiteks, et ma siis saan automaatselt ka show-programmi grupis hakkama. Et see on sarnane, aga samas ülierinev. Vot, ja natuke närv oli sees ka tegelikult, sest et ma pidin selle enda kava õpetama ja ma olin mingi, kas ma tean õiget liigutusi ja kas ma tean õigeid neid takte. Aga ma arvan, et läks okeilt hästi. Ja nüüd ma tegin ennast esinemiseks valmis ja kuna mul on kõht mega tühi ja meil on start kuskil tunni aja pärast, siis ma mõtlesingi, et ma teen ennast kiirelt valmis, et siis sellega on vähemalt korras. Mul on vaja veel krunn teha, aga ma lähen võtan midagi süüa ja siis ma tulen tagasi dance acti. Nii et jah, let's go get some food. Suumisin sisään. Ma olen vahepeal tagasi koju jõudnud ja ma arvan, et esinemine läks väga hästi. Alguses tundus, et meil läheb üsna nagu pikalt seal, aga tegelikult aeg läks suht kiiresti. Ja kui alguses meil ei olnud seal midagi back'is olemas, siis järsku kõik korraldajal mingi tavai, ma toon teile seda. Tahate, ma voltin teile teie lemmiktoite ja mis iganes, ehk siis nad olid väga abivalmid ja nagu väga muretsesid meie heaolu pärast, mis oli nagu väga tore. Aga nüüd, kuna mul on öösel väike go-go keika, siis mul on vaja teha sellest low sleek patsist high sleek pats ja ma lähen sõprade juurde Eurovisiooni vaatama, aga Eurovisioon hakkab juba kuskil 20 minuti pärast, nii et ma ilmselt esimeseks osaks ei jõua, aga peaasi, et ma saaks valmis ja siis vaatame täpsemalt, kuidas mõtlen, kas mul oleks vaja teha, kas mul oleks vaja lisada siia pats. Ma ilmselt lisan, siis on nagu ilus. See mul need juuksed on nii keelised ja lakised. Ma loodan, et ma saan normaalselt selle patsi lihtsalt ümber teha. Also ma jätsin oma laadja sinna löfti. Kirjutati, et keegi kirjutas igatahes korraldajatest, et keegi jättis laadja maha, ma olin kohe mingi, see olen ju mina. Ja see on veits nagu bummer. Peaks võtma siis ühendust selle telefoninumbriga, mis mulle saadeti. Et ma saaks selle kätte, kuigi ma kujutan ette, et see tuleb väga ebamugav kätte toimetamine. Ma ei tea, ma peaks vist ilmselt sinna löfti minema selle jaoks. Aga see on nii kaugel minu kodust, et võib-olla on lihtsam lihtsalt jätta see sinna. Nii veits häirivad need asjad siin, aga mul on üks sprei olemas.
mul on olemas siuke sprei, mis katab ära need kohad siit, aga ma ei tea, kuidas seda niimoodi teha, et see küll väga loomulik ei ole siin. Muidugi nüüd nagu ekstra tume. Mu see pats ei ole üldse nii tume. Tegelikult mu juuksed on suht pikad, et võib-olla oleks ka tegelikult nice, kui ma ei pane ekstra patsi. Kas mul tõesti on lõpuks sellise pikkusega juuksed, et kõrge pats näeb ka hea välja. Mis oleks nagu super tore. Oleks vaja tegelikult oma juuksed ka sirgeks saada. Ma arvan, et ma ei pane siia lisapatsi. Või siis ma võtan lihtsalt igaks juuks juurde. Sest tegelikult selle lisapatsiga see on nagu muidugi väga efektne ja ilus. Aga ma veits tunnen, et see ikkagi hoiab mind tagasi. Et ma ei saa juukseid või nagu pead nii kiirelt liigutada, kui ma tahaksin. Ma lihtsalt näitan korraks. Mul see pats on heledam ka, kui mu juuksed on. Ehk siis ta veits viskab siukest mingit ombre vaibi. Ei ole seda siit ammu lahti võtnud ka. Võtta on siukene. Ta on seda värvi, mis mu tegelikult nagu varem mu juuksed olid. Ehk siis võrrelge seda tooni vahet. Ma korraks katsetan seda siia. Tegelikult on ju ilus. Ma ei tea. Ma võtan selle kaasa. Ja vaatan koha peal. Sest et see on natuke ikkagi ebamugav. Ühesõnaga, kiire touch-up. Ja siis mul on vaja tegelikult vist Transactis ka läbi käia, sest mu kontsad on seal, mida ma ideaalis võiksin kaasu võtta. Mul on tegelikult mulle ja Simonale. Me lähme igatahes Simonaga koos seda go-go tegema. Ja mul on olemas meile mõlemale siuksed pikad leather bootsid. Aga ma ütlesin, et igaks juhuks, et kui ikkagi on veits ebamugav või et teeks ühe nende bootsidega ja teise ilma nagu tava hiilsidega, et siis oleks hea, kui mul oleksid mu põhihilsid, mida ma muidu tavaliselt alati kannan, oleksid ikkagi ka kaasas, sest et mida mugavamad kontsad, seda paremini ma saan tantsida. Ühesõnaga, kiired touch-up ja siis stardime juba järgmisesse kohta sõprade juurde. See on ainukene tool, mis meil on. See glamuurne backari elu. See võib olla kõik. See on siuke olukord. Kell on saanud mingi pool 3 ja ma olen tagasi kodus. Ma ei jõudnud väga mingit klippe teha sealt kaist. Sellepärast, et me tegime 2 seti asemel hoopis 1 seti. Ja mul oli nii kahju, sellepärast, et üritusel oli väga vähe, vaadake, ma olen glitterit täis. Üritusel oli pigem väga vähe inimesi ja korraldaja ütles, et meil ei ole mõtet teha teist seti, kuigi me olime valmis tegema. Aga siis ta ütles, et las olla ja minge koju, ma olen mingi okei. Nii kahju selles mõttes, et see üritus oleks olnud muidu, ma arvan, üliäge, aga lihtsalt nii halb ajastus Eurovisiooni päevale siukest eventi panna, kus kõik inimesed ilmselt olid kodudes ja vaatasid Eurovisiooni finaali. Ma isegi ju käisin vaatamas Eurovisiooni. Õnneks ma sain aru, et ta tahab ikkagi veel midagi siukest korraldada. Ehk siis ma loodan, et see jäänud meil viimaseks korraks. Esimeseks ja viimaseks vaid, et me saame ikkagi päriselt teha seda, mis me tegelikult pidime tegema. Aga vähemalt tänu sellele saime natukene varem siis koju ja tagasi teel ma vaatasin, panin ERR-i tööle, et vaadata siis, kes võidab ja nii äge, et Bulgaaria võitis. Mulle väga meeldis see show ja mulle meeldis täiega see tšikk, kes see artist oli. Et väga, ma arvan, et võitleks väga õigesse kohta. Issa, mul läks see
meigi eemaldaja kuskile silma. Aga ega ma võtan selle meigi maha, käin pesus, siis lähen tuttu, sest kell on väga palju, issand jumal, kell on väga palju ja ma olen väga väsinud ja tegelikult mul peaga valutab ja ma arvan, et pea valutab sellest tossumasinast, mis seal täiega seda tossu lasi. Mõtlesin, et ikka nii lahe päev oli mul täna, mul oli Empire'i audition, Empire'i esinemine ja siis kogu asi. Lahe, et ma saan seda enda tööks nimetada. Nii et ma arvan, et praegu siis kõik. Näeme juba homme. Homme on uus päev, uued plaanid. Nii et see ya! Tere hommikust! Täna on pühapäev ja nimelt ma tegelikult juba olen jõudnud oma sõbranna juurde. Me saame mu Rapla sõbrannadega kokku. Ostsin siit masikaid ja mulli kaasa. Viin pulmakutsed sõbrannadele ära ja lihtsalt hängime koos, pole neid ammu näinud. Nii et, ja pluss veel mu sõbranna Elisa kolis just siia, nii et vaatame tema uue koduga üle. Nii põnev, aga ma juba hiline, nii et let's go! Siis ongi motivatsiooniseerik. Mul oli meisse ulgasin. See on väga see, vaata, kui sa magad. Mis teile pakutakse siis? Tulevad mingi vanematele külalised, vaata, ja siis nad tulevad. Sa ei saa siis midagi. Nii, aita, sul on hea tambad. Vaata, mul on künnet. Appi. Ja siis sa küttega. Issand, sa tõid isegi jalanõusid. Oh my god. Jah. Ma alustan siis siit poolt. Anna minna, ma konsulteerisin kotid ära. Koos täiega süke, mis kannaks ma ütleks. Mina? Ei, sul on ka mõni see kott või suisa. Kas saaks ka ruumi juurde või? Siin on arvad, kui sa arvad, et seal on midagi seal maailmas. Ma mõtlesin, et ei saa siin nii... Aga need on meeste omad, pakku sulle või? Ma just mõtlesin, Küll seda kannad, püksid, mine võtta püksid minna. Ise sa kannad seda või? ma ei tea, ma ei ole proovinud seda kordagi. Kas saaksid lihtsalt koppi sulle? Aga see töötab, jah. Ma lihtsalt... Mis suurus sul ei ole? Mul ei tulnud. Mis XS? Sellel ei ole sees suurus, see mul on lihtsalt mega lühi. Ma näen. Mul on samasugune beež, aga mulle meeldib, kui meil kodus käib. Aga millale? Nii, ma olen tagasi koju jõudnud. Väga tore istumine oli. Ma panen selle kinni. Ma läksin sinna 2:30 ja ma jõudsin tagasi koju mingi enne 9:30. Seega päris pikalt olime. Ma näitasin mingit klipikest siin ka, kuidas osad tõid enda riideid. Meil oli väike kirbuturg seal ja ma sain sealt 3 asja, kuigi ma olin mingi, ma ei vaata midagi, mul ei ole midagi vaja, mul on liiga palju asju juba endal. Aga ma ikkagi natuke piilusin. Sain sellise tumerohelise pika Maxi seeliku. Ma ei hakka neid selga panema, sest sorry, ma absoluutselt ei jaksa seda praegu teha. Siis sellise korseti või nagu korsett on vist õigem selle kohta öelda. Ja siis ühed teksad, mida ma tegelikult sille oli mingi davai, panen, ma tahaks näha neid seljas või jalas ja siis ma olin mingi davai, ma panen ja siis kõik on mingi, need sobivad sulle nii hästi ja siis ma olin mingi okei, ma võtan siis need ka. Ühesõnaga sellised helesinised katkised teksad. Ma kujutan ette tegelikult, et suvel päevitunud nahaga see võib väga kena olla. Täiega tore oli, saime lihtsalt jutustada ja jõime seal natukene mulli ja Elisa oli seal küpsetanud meile, tegi meile pitsat ja küpsetas seal tooriustukooki ja andis ühe tükikese Roomale ka mulle kaasa. Nii et väga tore. Aga kuna ma mingi hetk sain aru, et mul oli tänaseks tegelikult hästi palju asju to-do listi pandud, ma olin mingi, et okei, ma tegelikult pean toimetama täna ka ikkagi. Siis ma ärkasin ikkagi üsna hilja täna. Ärkasime mingi, ma ei tea, 11 paiku äkki. Siis ma käisin veel poes ja siis ma käisin veel pesus ja ühesõnaga hommikupoolikut ma ei jõudnud väga teile näidata. Seega mul oleks ikkagi palju asju vaja teha. Praegu teen süüa ja ma loodan, et enne kui Rooma jõuab, siis ma saan sööki valmis. Tahaks kodu ka koristada. Kodu on siuke seapesa praegu. Ja ma ei ole kindel, kui palju ma veel teile näitan tänasest õhtust, aga we'll see about that. Nii nagu ma arvasin, siis ma ei jõudnud teile rohkemat tänasest midagi näidata. Ega ma tegelikult midagi
põnevat ei teinudki, tegime süüa, sõime, vaatasime telkut ja nüüd on aeg magama minna. Seega jah, ma loodan, et sulle meeldis see video. Järgmine video tuleb juba reisivlog, nii et ma olen väga excited, et minna väiksele mini getaway'le või mini reisile, nädalavahetuse reisile. Võtan teid sinna ka kaasa, nii et aitäh, et sa vaatasid ja näeme juba järgmine kord. Tšau!